Tere tulemast Saatuse Ratta kanalile, mina olen Maili ning tänases kaardilugemises saame teada, mis on see kireleek, mis on sinu poole tulemas, millisest eluvaldkonnast ta siis tulemas sulle on. Sa saad valida 4 erineva kaardigrupi vahel ning täna olen siis pannud sellised ilusad illustratiivsed kaardid, pluss lisaks siis iga kaardigrupi üleval on siis ka erinev kristall. Kaardigrupid lähevad siis vasakult esimene, teine, 3. ja 4. grupp. Siit selle video alt infost leiad sa ajatemplid, nii et sa saad siis alustada enda kaardi lugemise kuulamist täpselt õige koha pealt. Kui sa soovid, siis pane hetkeks video pausile, keskendu, tunneta, milline nendest piltidest või kividest sind kõige esimesena enda poole tõmbas. Kindlasti vali vaid üks kaardigrupp ja just see, mis sind kõige esimesena kõnetas. Soovin sulle imelist kaardilugemist ja kõike head! Tere tulemast grupp number 1. See on sinu kaardilugemine ning vaatame, mis on sind ees ootamas, mis on see kirg, mis on sinu suunas tulema sellel aastal. Kõigepealt ma räägin sulle sellest kaardist, mille sa valisid. Second Ray of Wisdom. See kaart ütleb seda, et sinu suunas on tulemas selline tohutu laine, mis avardab justkui sinu vaimsust, et sinu kõrgenenud teadvus astub aina edasi sellel trepiastmel kõrgemale ja kõrgemale ning see on see, mis tekitab sinus sellist väga joovastavat ja mõnusat enesetunnet. Nagu siin sellel kaardil on ka näha selline tohutu rahu ja selline justkui nagu valgustumine ja sa näed siin ka, et see inglikene on siin selja taga, on ju, ja hoiab õlgadest kinni sellel naisel. Ja ma tunnen, et sinuga on samamoodi nii, et keegi kusagilt kõrgemalt kaitseb sind ja on sinuga ja see on justkui väga oluline sul praegu täna teada saada, et sa oled hoitud, kaitstud ja kõik läheb hästi. Väga ilus sõnum. Vaatame, millised kaardid siis sulle on veel tulnud. Kõigepealt järgmiseks kaardiks on sulle tulnud Wishing Well. See kaart sümboliseerib unistuste täitumist, samas ka soovide soovimist. Nii et kui sinu sees on praegu mingisugune tohutu südamesoov, siis see ongi see, mis sellel aastal sellist meeletut kirge sinus tekitama hakkab. Mul on tunne, et midagi on sulle tõesti väga lähedale jõudmas ja selle kaardiga täpselt samamoodi, et jumalik ajastus kuidagi tuleb siit praegu välja, mul on tunne ja isegi näen siin sellist kevad-suvist perioodi, mis võib olla oluline. Tegemist on küll ajatu kaardilugemisega, ma ei tea, kuna sa seda kuulama tuled, aga kevad-suvine periood, jaa. Vaatame, millised kaardid on sulle veel tulnud. Nii, paneme need siia. Kõigepealt on sulle tulnud siis müntide ässakaart. Siis on sulle tulnud keisrinnakaart, karikate kuninganna ja sauade 2. Väga huvitav. Kohe neid kaarte nähes, mul on tunne, see on selline, siin on vaimne areng, on ju, aga ma tunnetan tööalast edu või tööalaseid muudatusi. Sa oled justkui võidelnud millegi eest või tõesti väga sügavalt tahtnud midagi saavutada. Mul on millegipärast tunne, et see on rahaline. See võib olla seotud mingisuguste muudatustega tööalaselt. Ja see on nagu mõnikord selline peaga vastu seina jooksmine olnud. Aga ma tunnen, et see kirg on seotud sellega sellepärast, et sa justkui tunned ise ka, kui lähedal sa oled
siin selle keisrinna kaardiga ongi, et nagu see keisrinna on siin lapseootel, on ju, et just nimelt mul on tunne, et mingi seeme on kuskil juba kasvama pandud ja ta tuleb peagi välja, nii et kuna tegemist on üldise kaardi lugemisega, siis täiesti võimalik on siin ka perekonna juurde kasv. Et see on see kirg, on ju, et ma püüan siin võimalikult kõik variandid, mis ma näen, nii-öelda lauale laduda. Aga tõesti, ma tunnen sellist tugevat positsiooni sinu elus ja ma näen siin, see muudab justkui seda rada, mida mööda sa oled käinud ja see uus algus ja see uus selline see protsess saab olema sulle võidukas, midagi erakordset, midagi sellist väga ülimalt positiivset, sauade kahega ongi maailma avastamine, uute kogemuste saamine, tohutu elevus, tohutu selline tulevikku vaatamine. Oi, kui põnev. Et ma tõesti näen siin mingisugust sellist uut sündimist justkui. Aga ma segan sulle siit mõned kaardid veel ja vaatame, mida kaart sulle veel ütleb. Okei, see kaart tahtis välja tulla. Karikate rüütel. Millegipärast ma kohe tundsin, et ma tahan ta panna vastamisi selle karikate kuningannaga siin niimoodi teineteist vaatama. Huvitav, mulle tundub, et fookuses ei ole nagu armastuse elu millegipärast, aga mul on tunne, et kui sa unustad täielikult ära nagu oma armastuse asjad ja armastuse elu, siis ootamatult tulevad lained, laksetavad sul pea kohal kokku ja tuleb mingisugune ühinemine. Mis siit veel tuleb? Mul on täiesti õigus. Täielik selline nagu edu ja rõõm, tähistamine, millegi tähistamine. See tekitab sinust tõesti suure kire. Mul on tunne, et su elu loksub paika mingis suunas, kuhu sa oled nagu tahtnud, et ta loksuma hakkaks. Nii et oota positiivseid sündmusi ja tegelikult üllatusi. Sinu soov täitub, mul on tunne, et see soov osadel juhtudel on isegi midagi sellist, mida sa ei ole julgenud või osanud isegi soovida. Aga ta tuleb. Ta tuleb ja ilmutab ennast ja praegu ongi lihtsalt vaja säilitada kannatlikkus ja enesekindlus. Selline kaardilugemine sulle sai. Soovin sulle palju armastust ja palju head. Kui sa soovid broneerida personaalset kaardilugemist, siis selle kohta leiad infot minu koduleheküljelt www.saatuseratas.ee. Aitäh sulle. Kõike head. Tere tulemast, grupp number 2. See on sinu kaardilugemine ja vaatame, mis see kireleek on siis, mis sinu suunas tulemas on. Kõigepealt see kõige esimene kaardikene. Master Healing ehk siis ma tunnetan siin sellist tervenemise energiat. Puhastumine, tervenemine, midagi sellist kosmilist ja suuremat. Ma tunnetan siin sellist sidet sinu ja universumi vahel. Ehk siis midagi oled sa enda poole tõmbamas. Ja samas ka lahti laskmas midagi või kedagi. Aga vaatame, mida ütlevad teised kaardid. Kõigepealt Moonlight, kuu valguse kaart. See on väga tugev selline intuitsioonikaart ja selline enesesse vaatlus, iseendaga tegelemine. Ma tunnetan siin just seda sisemist arengut. Ma tunnen siin isegi mingisugust nostalgianooti või kurvameelsust. Ja ma tunnen, et see midagi
mis hakkab vabanema või midagi on nagu edasi liikumises. Järgmisteks kaartideks on sulle tulnud narrikaart, ülestõusmine, ärkamine, karikate 7 ja keisrinna. Tead, ma näengi siin justkui sellist sügavat kogemust. Sa oled jätmas midagi maha, mis sind enam ei teeni. Sa oled justkui avastama minemas mingisugust midagi uut. Sa lähed justkui mingisugusele teekonnale. Ja ma tunnen siin väga suurt vaimset kasvu, ehk siis just see, et sa saad aru, mida sa tegema pead. Ja see sisemine kirg just nagu elu enda vastu. Ma isegi ei näe siin nagu hetkel mingisugust sellist konkreetset asja, et kas see on armastus, töö või mis asi see on, mis sind põlema paneb, on ju. Aga ma tunnetan siin just see elujanu. See raputatakse sind üles ja tuleb selline tohutu elujanu ja sa justkui näed mingisugust suuremat pilti, midagi kõrgemat, midagi väga huvitavat. Sul on tulnud siin ka valikute kaart, nii et justkui maailm saadab sulle kandikul mingisugused valikud ja ütleb, armas, võta, mida sa tahad. Ja see panebki sind nagu täiesti ereda leegina helendama, põlema, sellepärast et sinu sees on nagu see tunne, et vau, kas see kõik on minu, kas päriselt nagu, kas see on päriselt see ei tule nagu lihtsalt ja just sellepärast, et see ei ole nagu lihtsalt tulnud. Seda enam väärtuslik on see mingisugused väikesed sellised naudinguhetked ja rõõmud. Just. Keisrinna selline sisemine rahu. Ja ma tunnetan siin väga-väga mõnusat enesetunnet, aga ma segan sulle mõned kaardid veel. Vaatame paar sõnumit sulle veel. See kaart, müntide kuningas. Ja sauade kuningas. 2 kuningat on sulle siin tulnud. Väga tugevad kaardid. Ma tunnengi siin sellist nagu eneseni jõudmist. Eneseni jõudmist ja arusaamist ja mõistmist, et nüüd ma olen selles kohas, kus ma olla tahan. Või siis vähemasti seda arusaamist 100%, et no nii, see on tegelikult see, mida ma tahan ja selle suunas hakkangi ma nüüd alates sellest hetkest minema. Ja see saab olema väga võidukas protsess, väga võidukas teekond. See toob kaasa küllust ja armastust. Siin on midagi väga-väga tugevat. Ma isegi sulle tahaks ühe kaardi siit veel võtta sellest tarakaardipakist. Ja tahangi selle sama kaardi võtta. Okei. Topelt sauade kuningas, topelt tugev energia. Vau. See on mingi tohutu võidu midagi. Sa oled saavutamas mingisuguse tähtsa rolli või positsiooni. Ja vot see on see kireleek. See on see kireleek ja ma tunnen, et inimesed justkui hakkavad vaatama sind teise pilguga ka. Ja sa kuidagi oskad ja suudad ennast väljendada paremini ja nii, et inimesed kuulavad ja mõtlevad, et vau, kas sa oled alati selline olnud, kas sinu sees on alati kõik see olnud, et justkui ka teised märkavad sind rohkem sinuna, mida sa võib-olla
alati väljendanud või välja näidanud ei ole. Vot nii, selline kaardi lugemine sulle sai. Ma soovin sulle palju armastust ja palju head. Kui sa soovid minu juurde tulla personaalsele kaardi lugemisele, siis selle kohta saad infot minu kodulehelt. Aitäh sulle, palju armastust, palju head. Tere tulemast, grupp number 3. See on sinu kaardi lugemine ja vaatame, mis on see kireleek siis, mis on sinu poole tulemas. Kõigepealt kohe selle kõige esimese kaardiga ma tunnen siin seda, et sa oled saamas nagu maailmalt mingisuguseid märke ja selline tunnetus ja just intuitsiooni kasutamine on järgneva aasta jooksul väga-väga oluline üleüldse. Ja mingisugused märgid tulevad sulle ja ma tunnen, et need märgid tulevad loodusest. Nii nagu siin pildil tegelikult ka on vikerkaar, roos, võib-olla sa märkad looduses midagi tavapäratut. Need on justkui sellised sõnumid sulle, et midagi on muutuses. Vaatame, millised kaardid on sulle tulemas veel. One Ring Circus. Tead, mul on tunne, et sa oled justkui teiste ees või justkui mingi selline nagu, mitte nagu esinemine, võimalik, et osadel juhtudel mingisugune esinemine, aga justkui, et sina oled nagu keskel ja siis sind ümbritsevad inimesed vaatavad ja kuulavad sind, et mida sul on nagu öelda või mingi selline nagu etendus, selline nagu teatritükk tuleb selline sõna mulle millegipärast, et sa nagu oled kas etendamas mingisugust rolli. Eks me oleme igapäevaselt kõik mingisugustes rollides, on ju, kes on meist ema rollis, isa rollis, tööandja rollis, et meil on kogu aeg mingisugused rollid, mida me mängime ja ma tunnengi, et sa kas oled mingisuguses olulises rollis või sa hakkad mingisugust olulist rolli kusagil mängima. Nii et see tundub hetkel väga põnev. Vaatame edasi. Müntide 3, no just nimelt siin ka vaatavad need inimesed siin seda, kes on ringis keskel, mis ma just ütlesin. Maiden of Pentacles. Okei. Edasi karikate 8, sauade kuningas. Tead, ma tunnen siin tõesti seda, et sa oled saamas mingisuguse koha kusagil. Või see koht on sul olemas, tegemist on üldse lugemisega, on ju, aga tõesti, kus sind paneb nagu kirega tegutsema miski, mida sa nagu ellu pead viima või millega sa nagu tegelema pead. Mul on tunne, et see on pigem siin seotud millegi tööalasega. Uus projekt, uus ettevõtmine, ettevõtlus, vana juurest lahkumine, mingisugustele valikutele. Ma tunnen, et mingisugused valikud, mis on sulle justkui saadetud, sa ütled neist kõigist justkui ära, sest sa ise tead, kuhu sa minna tahad ja kuhu sa jõudma pead. Nii et mul on tunne selline praegu siin, et see on mingisuguse enda ettevõtluse või ettevõtmisega seotud, mida sa tegema hakkad või planeerima hakkad või oled seda juba teinud, aga kuidagi midagi siin sellist. See on see, mis tekitab seda elevust, mul on tunne. Aga ma segan sulle siit veel mõned kaardid ja vaatame, mida kaardid veel tahavad öelda. See kaart tahab tulla. Saatuse ratas, no vot, nii. Võtan ühe kaardi veel ja seesama kaart siis tahtis ka tulla. Mõõkade kuningas. Tead sa mis? Just nimelt saatuse pöörlemine. See kaart on the wheel of the year ehk siis tsüklid muutuvad, tsüklid saavad läbi. See võib siis olla kevade algus, suve algus,
sügise algus, talve algus, et need on need 4 ajatemplit, mis ma sulle hetkel annan siit. Just siis, kui looduses tsüklid muutuvad, aastaajad vahetuvad, siis võib toimuda muudatusi ja saatuse ratas kannab endas kõike 4 elementi ehk siis õhk, vesi, tuli ja maa. Nii et mul on tunne, et justkui kõik on võimalik. Justkui kõik on võimalik ja sa tunnetadki seda, et sa ei pea piirduma vähesega, sa ei pea tahtma vähe, vaid tegelikult sinu elus on kõik võimalik. Ma näen siin väikest sellist võitlust. Millegipärast ma praegu tunnetan, et on oluline öelda, et tähtsa rolliga on keegi, kes on õhuelement ehk siis veevalaja kaksikud või kaalud mängib olulist rolli siin kõige selle juures. Võimalik, et see oled sina ise võimalik, et see oled sina ise või siis keegi inimene, kes on sellest tähemärgist mingil viisil on positiivne kogu selle sinu protsessi juures, mis ma näen siin seda kirge sulle tekitab, aga see on ikkagi midagi uut, mingi uus algus, mingi uus projekt, midagi väga uutmoodi on sulle tulemas. Väga-väga põnev. Võtan sulle ühe kaardi veel. Selle. Müntide kuninganna. Maaelement. Kindlasti ma näen siin, see kinnitab väga hästi seda, et siin on tulemas selline uus rahaline mingisugune otsus, mingisugune, tunnetan siin väikest dilemmat millegi vahel, aga samas justkui väga suur soov seda rahalist poolt kuhugi edasi viia, arendada ja selline turvalisuse janu ja püüdlus. Ja see on see, mis ma tunnetan hetkel kõige enam seda kirge siis tekitamas on. Vot nii, selline kaardilugemine sulle sai. Ma soovin sulle palju armastust ja palju head, et sul läheks elus fantastiliselt. Tere tulemast, grupp number 4. See on sinu kaardilugemine ja vaatame, mis kireleek on siis siin sütitamas. Kõigepealt see kõige peamine kaart. Tead, see on hingerahu kaart. Selline südame tänu. Tohutu selline mõnus rahu ja armastuse tunne. Ja ma näen siin tõesti nagu sellist südant liigutavat heaolu ja tänulikkuse tunnet. Ja see on justkui see, mis paneb selle kireleegi sinu sees sädelema. Vaatame järgmisi kaarte. No nii, sul on tulnud kompassi kaart. Kompass. Sa oled võtmas mingisugust suunda. Ma tunnetan siin ka valikuid, aga millegipärast ma tunnetan siin teise inimese energiat. Selles kaardis siin on kõik need tähemärgid ja tähtkujud. Nii et kuidagi see on seotud kellegi teisega, see kireleek. Mul on tunne, aga vaatame edasi, mis kaardid on sulle tulnud. Nojah, no võt siis. Karikate 2, armastajad, hingade vaheline side, väga tohutu selline mõnus, see on armastuse kirg, mis ma siin seletan. See on see, mis paistab, et on tulemas sulle siis sauade 6, karikate äss ja sauade 5. Tead, see kirekene, see kompass, see südamerahu, see viitab ikkagi sinu armastuse kogemisele ja mingisugusele väga mõnusale sellisele kas suhtele või sellisele kirglikule kogemusele kellegagi, mis tõesti paneb sul südame põksuma.
ja sa tunned, et sina ja tema, te olete koos võitmatud et te olete nagu kokku loodud ja selline väga sügav enesekindlus ja ma tunnen, et sina ja see inimene, ka kuidagi suudate koos luua midagi. Te suudate koos midagi luua. Ma tunnen, et millegipärast on siin isegi kadedust kusagilt ümbert teie suunas võimalik. Aga te olete nii kuidagi nii teineteises nii tugevalt koos ja siin on see tohutu võidukaart, eks ole, see võidukarikas. Nii et ma tunnen, et see saab olema midagi sellist väga ebamaist ja fantastilist sinu jaoks kui ka selle teise inimese jaoks. See sauade viis siin natukene närib mind, et siis mingisugune konkurents justkui, et ma võtan kohe, segan sulle siit veel need kaardid. Tead, see kireleek võib olla lihtsalt nii tugev, et seda on, et see on lihtsalt justki nagu üle mõistuse midagi sellist, selline tunne, et tekitab pigem sellist iseendas võitlust või hirme, et kas see on tõesti nii. Kaarik, võidukaarik ja midagi väga hingede vahelist, mis paneb sind väga hästi tundma. Ja surmakaart. Okei. Mul tulid praegu külmavärinad. Kallis, see on imeline. Ära nüüd karda seda kaarti, vaid pigem nagu see on praegu see positiivne, sest ülejäänud kaardid, mis ma siin näen, see on täielik transformatsioon. See on selline kogemus. See saab olema kogemus, mida sa ei ole iial varem tundnud. See võib olla isegi selline kaksikleegi kontakt, sest see on täiesti selline asi, mida ei ole iial varem sa tundnud. Tead, ma võtan siit teisest kaardipakist sulle veel, mida see surm täpsemalt sümboliseerib. Igaks juhuks sellele kaardile ma tunnen, et ma pean võtma selgitava kaardi, et mis annaks lisa mingisuguse impulsi meile siia. Müntide kuninganna. See on kas, kui sa oled naisterahvas, on ju selline tõeliseks naiseks saamine või eneses sellise naiselikkuse tõeline tunnistamine, lubamine kellelgi ennast armastada viisidel, mida sa varem nagu kogenud ei ole. Või siis, kui sa oled meesterahvas, täpselt vastupidi, samad sõnad sulle. Võtan siit ühe kaardi veel. Keisrinna. See on positiivse lõpplahendusega transformatsioon, mis on ikkagi seotud armastuse kogemisega ja millegi täiustumisega. Et miski täieneb, täiustub, muutub paremaks läbi selle võimalik, et kerge raputuse, kuna ma näen siin nii palju tundeid, mida võib-olla alati ei olegi üldse mitte lihtne nii-öelda käsitleda. Sulle tuli ka müntide 4 kaart siin veel, et ikkagi see on siin millegi leidmine, mingisuguse aarde leidmine, niimoodi vaikselt endale selle hoidmine justkui tegelikult ka väga-väga võimas, väga-väga võimas. Ma soovin sulle võtta, sinu kaardid lugemine on pikem kui teistel, aga ma võtan sulle armastuse ingli kaardidest ka ühe kaardi. Ma lähen võtan kohe kaardid.
nii, olengi tagasi. Võtsin armastuse inglikaardid ja kuna sinu kaardi lugemine on läinud meil armastuse lugemiseks hoopis, siis vaatame, mida armastuse inglikaardid ütlevad, et tulemas sulle on. Abielukaart. Abielukaart ikkagi jälle väga-väga selline sügav kogemus kellegagi, kas sinu partneriga, kes on sul praegu või täiesti keegi uus, kes on sulle tulemas. väga võimas, et ma tunnetan siin sellist väga tugevat uut moodi kogemust, kahekesi olemist. Keegi, kes sütitab sinus tohutu kireleegi, getting to know each other, et siin on võimalus, et keegi uus on tulemas ja ilmutamas tõesti ennast sinu elus. Give your relationship a chance, nii et kui sa oled suhtes praegusel hetkel, kui sa seda vaatad, siis tasub selle suhte nimel veel proovida, pingutada, midagi uutmoodi avastada, et midagi on selles suhtes kindlasti, mida te kumbki ei ole veel kogenud või teineteisele jaganud ja andnud. Nii et jaa, väga-väga võimas. Selline kaardi lugemine sulle siis sai. Soovin sulle palju armastust ja palju head. Väga tore, et sa leidsid tee siia ja soovin, et sul läheks kõik väga-väga hästi. Kõike head sulle!